saabunud, aga seda ei olnud näha õpetaja Torise klassiruumis. Ruumis ei olnud jõulupuud ega kaunistusi, küünlaid ega jõulutulukesi. Õpetaja Torise ei tähistanud jõule ega üldse mingeid pühasid. Jõuludest on saanud üks pooldajate püha ja lisaks sellele segab see õppimist. Jõulud on kohe saabumas, aga meie klass näeb ikka nii igav välja. Ja õpetaja lase meil isegi üksteisele kingitusi teha. Mina küll tähistan jõule. Kõiki tähistavad neid. Ja meie peame siin igavas klassiruumis istuma. Teeme kogu aeg on õppima. Aga äkki me kaunistame ise magasid? Jaa! Tõuseme ja ära. Istu juba. Täna kordame jagamist. Me oleme õppinud seda. Kui palju on 7216 jagatud 284? Õpetaja, jõulud on vähem kui nädala pärast. Miks me võiks pidada jõulupidu nagu paralleelklass seda teeb? Mina võin jõulupuklassi tuua. Või siis teeksime jagamist näiteks kardofilega? Või kuuleme meie üliolulist ülesannet tehes jõulumuusikat? Muuseas, teadlased on juba ammu kindlaks teinud. Näiteks Mozarti muusika kuulamine suurendab beebide intelligentsust. Seda nimetatakse ametlikult. Õpetaja Torise tegi näo, nagu ta ei oleks midagi kuulnud. Kiirusega 15825. Palju on 7825 jagatud 620. Jah, 28. Aga kas me ei võiks vähemalt üksteisele kingitusi teha? Või lavastada näiteks jõulumuusikali? Sina lõpeta keerutamine ja istu tagasi kohale. Einstein, 28 on õige vastus. Meie teega, aga läheme nüüd edasi. Kristo, kui palju on 5216 jagatud 652? Kristo, kes kunagi midagi öelnud, vaatas enda ette lauale. Jah, Einstein. Vastus on 8. Muide, ühe legendi järgi on jõuluvana saani ees ka 8 põhja võtta. Väljatud kodus muidugi. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Lõpetage jama. Tundub, et te tahate, et ma räägin teile, mida need jõulud päriselt tähendab. Jaa. See on õpetaja Torise Jakobsoni koolist. Jaa. Jõulud on nii kauad, sest külalised segavad, päkkamikut sütavad ja jõulupotrid hüppavad. Ennast kurbõli süüakse, klaasid nii juuakse, võimalikult söögid alla lõputud mögikuud. Tuuakse tuppa ning ehitakse ära, mis tõttu tekib kära. Rahvas komparramab, tekib järjekorral saba, kuid mis sa hingelt tahad üle neil on raha. Rahvast vabab mingi marja, sõber tuulub palju aega, paberid ja killipallad, sõber tahab mengulaevad, kõik on punane ja valge, lastel lutused on valged. Poole mingi imel, tööd teevad mingi nimel raketi, hiilisõtul milvab huged põgu, akna taga jälle paugub koer, jälle haugub. Veel jõulupidu koolis tuleb lausa õiges toodis, jõuluvanna püüdab toolis, süles lapkes kommi soovib. Samal ajal harjutas õpetaja isakäi kõrvalklassis laulu Me soovime rõõmsaid jõule. Nüüd, aga lapsed, võtame siia ette ringi. Laura, Kertu, tulge siia. Poisid, teie istuge siia. Väga hea. Robert, ära kisu Laurat juurde. Lapsed, kui te vaid teaksite, kuidas ma jõule armastan. Ma armastan jõulumuusikat ja neid värve, neid lõhna. Aga lapsed, mis teile jõulude juures meeldib? Mina armastan küünlavalgust. Mulle meeldivad jõulukaunistused. Mulle jälle meeldib jõuluaegne siginsavi. Aga mina armastan jõuluvana. Ja poisid, mis teile meeldib? Mulle meeldivad kingitused. Meile meeldib söök. Nüüd aga kuulame ja vaatame, mida jõulud tegelikult tähendavad. Palun! Õhtul läinud pikaks ning hommik viibub taas. Väljas kerge härmati
kaunis on maas. Ja oodan terve aasta peal, ilma tattub lume alla, kes seda teab. Veelgi rohkem märgab, sain mängusid mees seas, ootamatuid tuttavaid naeratamas reas. Kõigil meist on südames ootus ärev naine, kus ütleb, et on jõuluaeg. Kaunid jõule, kallis sõber, tunda hea, kurguses ja südames mind loodama peab. Ning rõõmsaid hetki annab elada hea, et kõik hinged vanevaks külme peab. Kaunid jõule, kallis sõber, tunda hea, kurguses ja südames mind loodama peab. Ning rõõmsaid hetki annab elada hea, et kõik hinged vanevaks külme peab. Mõni tormab poodides, eks leiaks mis mind head. Mõni valib kingitusi üks ja teised pead. Lapsed lumes mängimas, jõulumänge salmas, on jõuluaeg. Kaunid jõule, kallis sõber, tunda peab, kurguses ja südames nüüd loodama peab. Ning rõõmsaid hetki annab elada hea, et kõik hinged vanevaks külme peab. Samal ajal toimus paralleelklassis jõuluteemaline arutelu. See ei ole üldse aus, et meie jõulupidu tähistada ei saa. Ei ole jah, täiega nõus. Absoluutselt. Kujutage ette, teine klass korraldab võimsa jõulupeo koos muusika ja tantsuga, aga meie istume ikka siin igavas klassiruumis. Anneke, teil on õigus, see ei ole aus. Olen teiega 100% nõus. Pean kurvastusega tõdema, et meie, õpilased, oleme vaid etturid hariduspoliitika manelad. Seetõttu võimendub selles situatsioonis vajalik meetmeid kasutusele võtma. Aeg pole. Teil on õigus, mul on korralik depressioon. Täiega masendav. Absoluutselt. Jõulurõõm on isegi laulus kadunud. Soovime rõõmsaid jõule ja head aastatud. Toob kõigile sära silma, toob kõigile sära silma, toob kõigile sära silma, rahumaa peale toob. Seal leidke kõik see, mis leidmata veel ja kaunimad päevad olgu ootama sees. Me soovime rõõmsaid jõule, me soovime rõõmsaid jõule, me soovime rõõmsaid jõule ja head aastatud. Valmistööks ja kodumakaitseks. Aeg hakata tegelema ajaloo. Tänase tunni teemaks on suur depressioon. Suur depressioon oli teisele maailmasõjale eelnenud majandussurve, mis sai alguse 29. aasta börsikrahhi Ameerika Ühendriikides. Samal ajal plaaniti õpetaja Aisaküla klassis jõulupidu. No aga mis me siis teeme? Meie toome süüa. Meie küpsetame piparkooke. Mina hoolitsen muusika eest. Mina toon nõutinglitega salvrätikud. Sellest saab kooli parim pidu. Suurepärane. Lapsed, kui te vaid teaksite, kuidas ma jõule armastan. Kuulake. 1929. aastast kuni 1933. aastani suurenes tööpuudus Ameerika Ühendriikides. Paljud kaotasid oma töö ja elukoha. Majandusajaloolased on otsinud suure depressiooni põhjusi, aga ühist vastust ei ole liikunud. Kas te olete märganud, et õpetaja Torise klassis ole jõulukaunistusi? Ega jõuluehteid. Ega elektriküünlaid. Ega jõulupuud. Oi, ma ei märganudki seda, kui kahju neist vaestest lastest ja õpetaja Torisest ka.
kõik muutusid klassis äkki süngeks ja mõtlikuks. Hei, mul on mõte. Kutsume õpetaja Torise klassi ja oma jõulupeole. Jaa, jõulude aeg ongi ju jagamisaeg. Aga mis siis saab, kui nad ei tule? Õpetaja Torise ei lase teil isegi üksteisele kingitusi teha. kõik muutusid jälle süngeks. Aga viime siis peo nende juurde. Jaa, ja nii läkski järgmisel päeval täpselt kell 13.05, kui õpetaja Toriseja oli alustama suurt loengut mustast surmast, ostis uksel koputus. Mirjam, minu uksele vaatava ja saada nimena, kes iganes seal ei ole. see on õpetaja Isabella klass. ja kõik koos. Me soovime rõõmsaid jõule. Lõpetage jala maitse kohutav karjumine. Mida te endast mõtlete? Me toome oma klassi jõulupeo teieni. Kui teie jõulupeo ise tee, siis teeme meie teile peo. Ei teete meile midagi. Me ei ole tahtnud mingit pidu. Meil ei ole mingit pidu. Seega... Mida see peaks tähendama? Õpetaja Aisakell ainult naeratas ja osutas puuvõrik oksale. Kõik teavad, et jõulude ajal võib puuvõrik oksal suudelda. Kertu ja Peeter panid kaunistusi üles. Laura, Miia ja Helena panid kõigile kingitused lauale. Poisid jagasid teistele maiustusi. Kui õpetaja Toriseja oma ehmatusest üle sai, üldis ta uuesti korda majja lugu.